No tere kõigile. Jah, väikene sabotaaž tehti siis mulle, et mikrofon lülitati välja algusest peale. Aga mul on jah väga hää meel teid tervitada siin Setomaal. Ja kui on tegemist meil looduskaitseseltsiga, tuuam sääne, kui mõtelda siis neid suhtid siin ilma peal, siis need inimesed, kes saisva looduse poole peal, nendes inimese ja looduse suhete. Paraku ma olen nagu vähekene tõõse poole peal, et ma olen just kui kultuurikandja, et siis kasvataja ehk tuu, kes siis proov siis looduse käest võtta kõik, et võimalikult höste elle. Aga tegelikult tuu tasakaal on alati seal kuskil vahepeal, et pead löödma selle tasakaalu. Ja kui nüüd mõtlemegi jah selle peale, et siin oli juttu, et nüüd tule ka rahvusvaheliselt kuimunud olgi, mis dekaad meil tull. Ma nüüd ei mäleta seda täpselt, aga ma tiian, et tule ka põliskeelte dekaad, mida on UNESCO välja kuulutanud. Tuo on siis 2022 kuni 2032 tule põliskeelte dekaad ja seto kiil on ka üks põliskeeltes, sellepärast ma kõnelegi tämba tiika seto keele, nii nagu ülemsootskale kohane. Ja ma loodan, et te saate ikkagi sellest arvu. Selle, et siin ei ole midagi väga, väga keerulist ja suurt, et on olema seto kiil ja siis on olema seto keele murde, võro murre ja eesti murre ja peasi hästi arvu saama küll. Aga ma jäin nüüd mõtlema selle peale, et kui kaig nagu muutuse inimese mõtlese igasugumaatsi asju välja ja tuuga seoses ka selle inimese kasvatamise või selle kultuuri ja looduse vahel on väga, väga erineva sisuga konflikti. Et kui nüüd Setomaale siin 1000 aastat tagasi minna, siis oli siis selle looduse ja nende võib-olla siis edimeste setode vahel sääne suur konflikt, et kõik oli mõtsa all ja teid ju ees ole ja üks kõige suurem vaenlane oli mõts, kellega tuli võidelda. Teda tuli palotada, et saasi põldu ja mõts oli päris ohtlik kotus, koh oli hundi ja muu kiskja. Et siis kindlahe oli inimeste mõttemaailm vähekene tõistmuudu. Mul oli siin üks väikene ülesanne kunagi, me osalesime siin Seto meestega üte projekti Metsakene Amazona Meets Estonia, koh siis oli just selle mõtsateemalise laulu, mis oli siis valdavalt põlisameeriklaste laulu, mida siis Eesti erineva artisti esiti omal moel ja omal kujul. Ja siis ma võtsin ette ka üte Seto kultuuriruumi jaost olulise asja, setokaste laulu Jakob Hurda kokku korratu siin eelmise sajandi algusest. Ja siis ma löödsin, et tuu rahvalaulu, tuu siis tolleaegsete setoda siis paarsada aastat tagasi ja mõtsa suhe es olegi sääne, et mõts on määnegi hää ja pelgupaik, aga tuu oli väga sääne üttepidi väga utilitaristlik, et kui mõtsast lauldi, siis oli tuu, et sai läts kirvega mõtsa ja rai mõtsa maha ja vei selle turu peale ja sai palju kulda ja raha. Et valdavalt on sääne, nii et selle seto
folkloori, siis ole mõtsal säänest pühä tähendust, vaid oli hoopis säänse materiaalse kasu saamise kotus ja tõenäosi, mis seal oli sääne hirm mõtsai, et sealt oli küll soe ja kahru, kes tuli mõtsast. Aga noh, tuu on, nagu ma ütlen, et on nagu arusaadav ka, et tugeve siis võitlus mõtsaga aastasadu just siin. Noh, edasi jõuan muidugi ka sinnamaale, kus see olukord muutusi, et siis saavutati peaaegu see võidukas võit mõtsa üle. Et noh, mul on ka siin juba see sama number on mul sälä takka, mis mul ikka on, et ole jah, nändu ka, mina küll päris seda aigu ei ole nändu, kui Setomaal peaaegu mõtsast lakke, aga kimmähe oli see 55 aastaka tagasi see silmäpiir palju laemp ja noh, see mõtsast jaku saamine Setomaal nakkas ju pihta, eks selle Peterburi ehitamisega ja suurte puiduvajadustega, et kui raoti siis kõik mõtsa paljast. Sellega tuli Vilmano vahtse häda, et kõik see kaup pidi liikuma mitte siis rongiga või autodega, vaid liikusi mööda viideid pütte Peterburi poole. Ja siis oli ju kõik see Peipsi järv ja tegelikult oli väga saastatu, sellepärast, et kogu materjal liikusi mööda vett ja noh, see oli peaaegu sama olukord, kui oleks siin olnud puidurafineerimistehas, et kõik puidust kõik asi läks sinna vette ja kala hävisi ja kõneldi, et see oli nagu päris hull haig. Ja jah, tõepoolest, et selle kultuuri poole inimeste siis kõigi asjade kasvatamise, oma keele, oma söögipalade kasvatamisega. Noh, Setomaal on sellised keerulisi haigu olnud ka, et Setomaa oli üks tihedamp asustat piirkond. Tuu tähendas ka seda, et seda sama ressurssi oli ka nagu hästi palju vaja. Ja kõige rohkem pelli jah, siin eelmise sajandi alguse poole peal, noh siis kui ka Eesti riiki naati tegema, et siis oli Setomaa üks tihendapalt asustat maakond Eesti riigi koosseisu. Ja siis oli kõik kotusel üles haritu, kõik ujaveere ja kald oli ära niidetu, aina ära tettu. Ma vil kotoh ka küsse, et millena kuused nägeva sändse välja selle, et noh, kõigepealt karjamaid oli vähe, kari kävegi meil üteldi, et karidle mõtsa ja et kari aeti mõtsa, mõtsast korjati kõik osa ja käbi ära, mis lätsi siis pliidiala, mingi sai tuldeta ja olgi oli ka vähe, et allupanus siis raoti mõtsast kuuse osse ja seal kats mõtled sellele, et sai nagu allapanust ja ka noh, vitamiine sai ikka eläja sealt. Et kuuse oli niimoodi alt ära kõik kärbidu, et tuti oli enne üleve. Et selle mõte oli jah, siis väga intensiivne looduse kasutus ja võib-olla nüüd vahepeal mõteldas tuua peale tagasi, et võib-olla tuues olegi, et tuu oli nagu illos pätsihaig ja et siis oli looduse kõik hästi, aga noh, eks tuulaigal ka tasakaal koskile nagu mujale tõugatu. Ja vahepeal tekkiski sääne asi, et noh, et selle mõtsaga ka jah, et ma ütlen, et noh, mina omast elost küll ei mäleta, et mõtsa oleks nüüd Setomaal nii palju olnud ja noh, tõenäosi on muidugi see, et mis tuu mõts on, et see mõts ei ole jah sääne, et kus on kõik käbi ja osa ärkoratu ja puu ärlaasitu. Tämmbelt saa mõts on palju sääne
mõtsikump ja võib-olla noorep, aga tõendas seda, et tal oli lumakooslus. Ja ma pidi ka nüüd kõnelema sellest, et mis siis Tämbelse laul on Setomaal. Jah, meil ei ole Setomaal suuri tehasid, inimese on väga lännu, elu on lännu parepast, ega inimese jaost on palju rohkem loodust. Tõsi küll, meil on nüüd see häda, et meil hindajaost nagu seda loodust jagus, aga siis tuleva bussitäüte 5 rahvast, kes tahtva ka sellest loodusest kõik osa saia ja jätva oma jalajälje siia. Et see rahvaste rändamine muidugi püüd siis seda tasakaalu meil siin vähekene muuta. Kultuuri poole pealt me oleme sellega nagu väga rahul, et inimesi tulevad, liiguse, toovad ka raha siia ja saavad osa sellest teistmoodi kultuurist. Aga eks see nõud jälgi suurepat ja võimsamat prügimajandust ja kõiki sinna muud, et tuu seda tarbimist siia Setomaale ka üte. Tõenäasi, mis nagu mõjutas Tämbetse laul on, jah, meil ei ole küll asi nii drastiline nagu Ida-Virumaal, et kõik on päris üles songitu, aga meil ei ole ikka Tämbese laul päris selge, et palju siis seda mõju on nendel ka, meil on siin Paekivi kaevandus, et mitte õnne siis Põhja-Eesti ei ole, aga meil on ka siin mitu karjääri ja ka tõõsad karjääri, et kuivõrd need mõjutas nüüd meil elotingimusi. Et ma arvan, et mulle vist hakkas siin aigi ütelda seda või rahulikult kõnelda. Et selles mõtte on jah, meil üttepidi õnnest on nagu höstelen, et meil ei ole säänseid rikkusi, mis ajasid nagu inimese hullust ja panesi suurtööstuse püstü, aga tõesest küljest peame sellest kõige suurepast oma rikkusest, oma kultuuri, oma kiilt ja selles mõtte me oleme nii-öelda kultuurikandjatest muutunud ka vähekene selle kaitsjatest, et kui ma ütlen, et mina olen ju kultuuri esindaja ja te olete nagu selle looduse kaitse poole või selle teise poole esindajast, siis Setomaa puhul oleme põlisrahvana või setodena sattunud ka nii-öelda selle ülejäänu kultuuri puult löögiala ja me saame pita hinnast ka siis säändsest objektist, mida kuhu oma kultuuriga, kes vajas ka kaitsmist. Et selles mõttes mi kultuuriruum on läinud nagu väga, ütleme niimoodi, ahtakasest ja kitsast ja võib-olla konflikti selle säänse massikultuuri ja sellega, mis siis on sõitnud kõõst ilmast üle. Ja kõige, kui ma nüüd mõtlen niimoodi filosoofiliselt poolt ja suurelt poolt, siis meil on, et see asi püsus, see inimese elämine siin maamuna peal püsus tasakaalu, on alati vaja neid äärmusi ka, et muidu see keskmine osa ei püsu püstu, et tuu puudutas nii looduse kaitset kui ka kultuurikaitset, mida ma nüüd jõudse. Et kui neid äärmusi ei ole, siis see keskmine osa nagu ei paistu silma või ei jää alale. Selle et alati, kui siin on, ütleme, inimese ja looduse vastane vaheline mingisugune võitlus, siis lõpptulemus peab olema see kompromiss seal vahepeal, mis on elujõuline, jätkusuutlik. Et täpselt nii samuti on ka Seto kultuuriruumis, et meil oma nii-öelda, ma ei tea, kus ütelda, kultuurivalvuri, kes on tavaliselt vanepa naisterahva, kes ütles, et niimoodi.
niimoodi ei tohi tehdä, niimoodi ei ole üldse illos, nii ei tohi üldse tehdä, see on õige ja see on võlts. Seal on sisse kirjutatud nagu konflikt, aga neid on vaja selle, et, et me ei saa nagu ka seda kultuuri konserviiri ja täpselt seda ellu nii kui elati 100 või 200 aastat tagasi, tuu tähendas tegelikult selle kultuuri surma. Et mis kasu on meil sellest nii-öelda täpsest kultuuri hoidmisest, kui 100 aasta pärast kõneldas, et Setomaal seal Seto kultuuriruumi oli veel 20 inimest, kes mõistsid ette asju nii, nagu tehti 200 aastat tagasi. Et kultuur pealt ka nagu arenema, tuu pealt ka muutuma, et tämbe me arutame siin Seto kultuurist, siis kõneleme, et näed, setonaiste valgerõiva, oma vanepanu oli siis juba 300 või aastat tagasi. Siis tuli pärast musta rõiva, aga neid musti rõivutes olnud, kui siis olnud kogu aeg üteldu, et need musta rõiva on võlsi, et kes nende musti rõivitega käu ja õppeehtidki võib-olla olnud säändsel kujul. Aga tämbe me peame seda nagu kultuuri osast, et ja mulle tundus, et looduskaitsega on nagu ka sääne sama asi, et pead olema kes süämega oma asjaman ja võitlase igasuguse inimese sekkumise iist või vasta, et ta sekkusi loodusele, aga tuu tegelik elu või tuu elukeskkond, et inimene ka seal ellu jääsi, tuu ilmselt on seal midagi vahepealset, et kui nad on seepi kiitme ja keemiatööstus ja tullu ka kässi mõskma, siis me ilmselt on jätkuvalt paljude asjadega, katkudega ja siit jõuame veel edasi, tuleb vahtse keemiatööstuse toote, antibiootikumi ja nii edasi. Nende vastu võisi ka kõige vastu võidelda selle, et neist jääs jälg ju lehmäläänad udarapõletiku puhul antibiootikumi saad lehmä küll tervest, aga tuu jälg jääs piime sisse ja lähed edasi kandus ja sealt tuleva kõik muu häda. Nii et lõpust pead seal löödma nagu selle tasakaalu, et olesi hundi söön ja lamba terve. Nii, aga sooga ma siis lõpeta ja tegelikult ma väga tenne, et juba 55 aastaka on selts tegutsenu ja olnud siis tegelikult Eestimaal selle, ma ei tea, tämmält sõna öeldes elurikkuse või East-Sais ja kindlahe võib-olla Eestimaal on mõne asja ja võib-olla ka Setomaal palju hullepah seisu. Meie elukeskkond on palju viletsamp, võib-olla me olnud palju rohkem haige, kui teie tegemisi olnud Eestimaal. Nii et edenemist ja salmist teile. Aitüma! Et me ei ole aja edas, et kas on küsimusi ka Ülemise Oskale Setomaa kohta. Et muidugi selts seisab nii looduse ja kultuuri eest, et seltsi unikaalsus ongi, ja eriti tähtsad on maastikud, et maastikud nagu kultuuriruumida ei saa purki panna, et muidu ta jääbki sinna. Aga milline on piiriline koht Seto? No Setomaa on sääne imelik kotus, et praegu on jah meil nüüd 4 aastaka olnud Setomaa vald, aga Setomaa oma see kultuuriloolise tähenduse mõtte on 2/3 sellest, mis on Setomaa vald, on veel praeguse kontrolljoone taka või Vinnemaa poole peal. Tuu tähendas seda, et kui me siin Seto asja või Seto kultuuri asja üldisemalt suurepalt ajame,
siis me kuigi ei saa müüda ka Petseri, praeguse Vene Föderatsiooni Petseri rajoonist ja nendest inimestest seal elas, me täidame sellest missiooni ka, seal on üle 10 000 Eesti Vabariigi kodaniku, kellega Eesti riik nagu tegelikult ei tegele, neid kuigi muudu ei kaasa või ei võta, ei nagu väga Eesti sõbralikust, kui nii võid ütelda, ja seal elas ka siis ligi, ütleme, 300-400 setot. Tuu tähendas seda, meil on Setomaal otsekontakti, meil on sugulase, meil on vara, näiteks mulgi on minu kodokirko surnuaed on Taelova ja mu kodokirk on seal pool piiri, seal on mul velehaud ja tädide hava ja vanavanapete hava, nii et need on nagu päris lähedase asja, aga tuu tähendas seda, et see ei ole mulle ütlesin, see on väga paljudel ja meil on suhte väga tiheda, tõsi küll, nüüd 2 aastat varsti on see asi kõik meil lukku kantu ja üle piiri käiv ei saa, mis tege väga haiget. Aga kui me suhtleme nüüd tõese poolega, siis kui Eesti-Vinne vahel suhte on see keerulise, siis tegelikult ma arvan, et Setomaal ja ka ametlikel võimel, siis Setovõimul või vallavõimudel ja Eski Pihkva oblastil ametnike tasandil meil on vast kõige parempa suhte ja ütise projekti. Siin tule meelde äkvalt Eesti-Vinne projekt on saane Euroopa piirialade programm, kust on võimalik teha erinevaid projekte, mis pead siis peegelduva Eesti poole pealt ja Vinne poole pealt enam-vähem samu asju, siis nende projektidega on hästi palju tegeldu Pihkvajärve teemaga või siis Miaost siit Kaia Peipsi järvega, et Pihkva on üks suuremaid selle järvistu saastajaid olnud ja tänu neile projektidele on tegelikult sinna päris palju nii-öelda puhastusseadmeid, et pluss siis kultuuriprojekti, mis on siin eraldi asja, et omavahelise suhtluse ja nii edasi. Nii et meil on jah nagu keerukam, et kui Eesti poolt või Tallinna poolt Kaia, et siis on nagu Eestimaa-Vinnemaa suhte, aga meil on Miaost on tähtsab Setomaa sisesuhte, et Setomaa siseselt liikuda. Ja selles mõttes muidugi meil on veiga hallus ja eloliselt nagu sekka meil elamis see, et Eesti valitsus on nagu Tartu rahu järgse piiri ära unetanud ja tegelikult meie elu väga keerulisest ja rassest enne tuudettu, mis on ka viinud selleni, et inimesed oma kododest minema lännu ja selle ongi tuu Vinne poole Setomaa nagu päris tühest jäänud. Nii et jah, ütlepidi suhte oma väga keerulise, võib-olla jah, oleme siin suurepa Vinne spetsialisti praegu või Vinnemaa, meil on ka sidemeid, et Petseri kloostri ülem on ka praegu päris mõjukas inimene, kes suhtles ka Vinneriigi presidendiga ja nii edasi, et selle läbi jälgi kloostri ülemkuts ka ülemsoots ka alati Maarepäev, mis on kõige suurem kloostripüha vastuvõtule ja ametlikul vastuvõtule ja see taukohale, et meil on see ka poliitilise suhte kõrgetasemelise. Aga veel kord suur tänu, kui Eesti Vabariik sai 100-aastaseks, siis Loosungi Seltsi eesvedamisel koostati Eesti rahvusmaastike raamat. Et mul on hea meel kogu seltsi nimel tänada sind ja edu soovida.